Võtsime täna kaamera ette Saaremaa poisi 17-aastase Tormi. Tere, Tormi! Tere! Alustamegi algusest. Räägi mulle, kui vanalt sa alustasid korvpallitrenniga? Korvpallitrenniga alustasin, mis oli 13-aastaselt. Ehk mis oli 2011 või midagi sellist. Ja trennima läksin Orissaarde. Kes su esimene treener oli, mäletad sa? Minu esimene treener oli Andrei Kuntsel. Temaga treenisin, kas oli 2 aastat ja siis läksin Mati Rüütli käe alla. Ja sealt edasi võid kohe rääkida? Sealt edasi ma läksin juba Tartusse, Tartu Rocki alla noortesüsteemi. Ja seal oli mul treener Toomas Kandimaa. Kui vanalt sa Tartusse läksid? Kas oli 14-aastaselt. Et sul on olnud päris mitu treenerit, kui sa oled olnud noor, et kui palju kellelt sa kõige rohkem teadmisi endaga kaasa võtsid? No kindlasti Andrei Kuntslilt ja Mati Rüütlilt, sest nemad alustasid minuga põhimõtteliselt. Tartus mängides sa käisid ka koolis? Jah. Lõpetasid sa Tartus? Ei, ma ei käinud Tartus koolis, ma käisin Orissaares koolis. Ja sa siirdusid edasi Tallinnasse? Jah, räägi sellest natuke. Peale 9. klassi läksin Tallinnasse Audentesesse mängima ja seal olin 1 aasta. Miks sa Pärnusse otsustasid tulla? No ei näinud Audentesest kuskilt, et läheks edasi, sest seal oli mul vale positsioon ja niimoodi. Et see otsus tuli kiirelt, et siia tulla, kui tuli siit huvi. Kui sa võrdled nüüd Audentese klubi ja Pärnu klubi, siis mis need kõige suuremad erinevused on? Jah, sa kolisid küll Pärnusse, et see on kindlasti sisseelamine, kuid trennide mõttes ja üleüldse eluolu? Trennide mõttes kindlasti trennid on professionaalsemad ja trennis on olemas kindlad positsioonid, et pikad ja lühikesed. Et Audenteses seda päris nii ei olnud, sest seal ei olnud kõiki, seal ei saa võtta, et kas on pikad, pikki väga polnud seal. Ja teised, eks see trenni kiirused on erinevad, ütleme nii. Ja ega rohkem väga neid erinevusi ei oska tuua. Kuidas sul senimaani Pärnus elada meeldib? Pärnu mulle kogu aeg meeldinud, et suvelda on eriti ilus ja talve kohta ma ei oska väga öelda, aga mulle meeldib Pärnus väga. Sa oled suhteliselt noor ja sa oled nüüd oma pead elanud, et on see kuidagi raskem ka, kui vaadata, et osad lähevad pärast trenni või mänge koju ja sina pead üksi konutama jääma? Eks see raske ei ole, aga see on huvitav, et sest kogemust pole varem olnud, et seal on päris huvitav olla. No kuuldavasti sul pidi hästi hea naaber olema. Jaa, naaber on mul hea. Kirjelda mulle oma tavalist päeva üleüldse Pärnus. Hommikul kuskil kell 8:30 tõusen üles, söön midagi, pesen hambaid ja siis tulen trenni. Trenn alkab kas kell 10 või 10:30. Lõpeb kuskil, olen umbes kell 12 on läbi, siis lähen käin söömas. Edasi lähen koju, puhkan, magan ja siis tulen õhtul jälle trenni. Trenn hakkab kuskil 6:30, kell 6 oleneb ja trenn lõpeb kell 8 on läbi ja siis käin õhtul söömas, siis olen kodus, lebotan natukene ja lähen magama. Kui tihti sa koju saad? Enda vanemate juurde? Oleneb sellest, et kuidas meil mängugraafik on, et vahel saan nädalas 2 korda, vahel ei saa, oleneb mängugraafikast. Kui me vaatame nüüd Pärnu esindusmeeskonda Pärnu Sadamat, et seal on umbes tiksunud keskmiselt 10 minutit mängus, et kui sa tulid Pärnusse, mis su ootused olid, kui palju sa mänguaega tahtsid ja millal võib sind põhiviisikus näha? Eks ootused siia tulles olid, ega ma ei oodanud seda mänguaega, sest ma olen küll alati noor ja
mul on nüüd uus positsioon mängida ehk 3. ja no ma arvasingi, et noh, siuke harjumisega läheb veits aega, aga noh, need mänguminutid võiks tõusma hakata varsti siis, kui olen ise arenenud ja enda kallal piisavalt tööd teinud ja põhiviisikus no ei oska veel arvata, millal võiks olla see aeg. Kuidas sa hindad, kuidas sa peatreeneri käekirjaga klapid? No seda ma ei oska öelda, aga ma arvan, et ma klapin siin hästi, sest noh, ma teen, mida tema tahab ja küsib mult ja rohkem vist pole väga vaja sinna. Vahetult enne intervjuud saime ka rääkida peatreeneriga ja ta mainis, et sa annad ennast 100% nii trennis kui mängudel. Seda on näha ka kas või pingi pealt, et me oleme korduvalt näinud sinu väga emotsionaalset kaaselamist, mis on ääretult hea. Et oled suur võitleja tema arvates. Ja räägi mulle natuke enesekindlusest, et oled mängus võtnud ka mõned otsustavad visked lauapõrkest 3, nagu me mäletame, et kust see tuleb? Eks see tuleb sisetundest, et kui ma ikka tunnen, et see ise, mis ma võtan, et see peab minema, siis see peab ka minema. Valdavalt ta võiks minna? Siis ta võiks minna, jah. Räägi mulle oma tulevikuplaanidest, et kas sind võib näha järgmine aasta Pärnu meeskonnas edasi? No sellest on veel vara rääkida, aga mina ise loodan Pärnus edasi mängida, sest see on ainuõige variant praegu. Väga hea, seda on hea kuulda. Räägi mulle, kui kaugele võib Pärnu meeskond sellel hooajal purjetada. Ma tean, et on jälle vara küsida, aga siiski. Eks see sõltub meist kõigist endast, et kui kaugele me purjetame, aga peatreener siin enne hooaega ütles, et meie siht on jõuda poolfinaali ja ma usun, et me suudame ka selle täita. Pärnu Sadama hetkesed kõige suuremad ankrud, kes seda veavad, et mis nimesid sa nimetaksid? No Andrew kindlasti, siis Silver ja siis Raadik, need põhiviisiku vennad, kes on tavaliselt olnud, et nemad veavad seda. Sinu enda ambitsiooniku kaugele sa soovid jõuda? No seda ka ikkagi vara küsida, ehk püüan endast kõik võtta ja mis võtta annab ja eks siis kunagi karjääri lõpus võin öelda, et kui kaugel ma jõudsin. Et lubad, et tuled siia pinki mulle tagasi korraks? Jah. Aitäh sulle, Tormi, ja trenn jätkab, nii et edu ja edu homsel mängul! Aitäh!